Tere hommikust, käes on uus vlog, uus nädal. Ja see nädal toimub nii mõndagi. Alustame tänasest. Minul on käes täna esmaspäev. Ja täna on ka ühtlasi viimane maikuu nädal ja järgmisest nädalast hakkab juuni. Nii crazy, juba suvekuud. Aga väga ootan juba, ütlen ausalt. Tänast päeva ma alustan sellega, et mul on üks eratund ja see on mu ainuke eratund see nädal. Mul enamus on kuskil ära sel nädalal, nii et ma saan natuke selles mõttes päevastel aegadel rohkem nagu tegeleda muude asjadega. Nüüd, nii et vahepeal on ka seda vaja. Ja siis tegelen oma kostüümidega, mul on jälle mingid kostüümipakke tulnud, sorteerin ja siis õhtul on mul showhipu. Ja siis jojosepp on mul Empire Proga õhtul. Meil on laupäeval üks esinemine, nii et valmistume selleks. Ja ma pole reaalselt. Ma räägin, ma märtsikuus viimati vist esinesin Empire'ga, kui ma ei eksi. Nii et väga pikk aeg on möödas, eks ole. Nii et let's go! Kas ma olen ainuke, kes ei oska selliste kevad-suvi üleminekuperioodide ilmadega üldse kuidagi riietuda? Nagu ma loen lihtsalt uudiseid. Ma nagu ei viitsi vaadata iga päev hommikul seda, mis kraadid on, kuigi nüüd peaks vist. Ja nagu ma nägin uudistest, et külma laine tuleb nüüd, et olge valmis. 15 kraadi on. Kus ootad see külm on? Ja ma olen praegu täiesti overdressed. Ma ei saa aru. Kas te näete seda treilerit seal taga, eks ju? Parkisin selle kõrvale ja vaatan. Aknast vaatab vastu mulle kiisu. Kas treilerites võivad kassid elada või? Või nagu tundub kuidagi nii veider. Eriti kui see on niisugune treiler, mis liigub, mitte ei ole ühe koha peal. Kell on 5. Ma jõudsin väga palju tööd teha. Mul tuli vist isegi üks projekt juurde ikkagi 13. Ehk siis kui see läheb läbi, siis mul on 13.4 esinemist ühe päeva jooksul, millest 2 ma pean lavastama. Ma usun, et ma saan hakkama, nii et we'll see. Ja siis ma mõtlesingi, et praegu ma elan täpselt ja ma elan päeva kaupa. Ehk siis mul ei ole või showhipupi tänased joonised kell 5. Trenn hakkab kell 7. Ma olin mingit raudselt tuleb sõnum siin enne trenni, et tulid veel ühed kostüümid ja tulidki täpselt kell 5. Nii et ma planeerisin hakata neid viimaseid asetusi panema kell 5. Nüüd ma olen natukene ajagraafikust maas, sest ma lähen järgi nendele kostüümidele. Aga lähme toome ära, sorteerime ära ja siis paneme viimased showhipupi asetused valmis. Praegu on rits perioodika. Katariina läheb sinna. Oota, ma tegin selle video juba. Never mind. Teate, ma olen nii õnnelik. Teate, miks see? Minu kõige raskem osa on tehtud lavastamine. Mul on kõikides trennides lavastatud. Ainukene, kus on veel küsimärgid, on strip. Hip-hopis jäi ka mingid asjad õhku, aga need olid pisidetailid. Aga strip on see, kus mul jäi paar mingit osa, mis ma nagu lisasin juurde. Ma ei suutnud seal trennis välja mõelda, siis ma mõtlesin, et ma ei raiska aega. Et ma mõtlen, et ise siin nüüd praegu välja, homme ma seda teengi. Aga overall see on lavastatud ja see on nii hea tunne, et ma saan lihtsalt nüüd valmis produkti hakata lihvima. Ja ega meil tegelikult väga palju aega ei olegi. Järgmine nädal, ülejärgmine nädal on kontsert. Et see on ikka tunne, et nagu jälle ma jäin ikka ka jääta, kuigi nagu enda arvast me alustasime übervara. Ma ei tea. Ja siis nüüd vaatab, mis sellest lisaprojektist saab, mis seal 13. võib-olla tuleb. Ühesõnaga crazy times, aga ma väga naudin seda. Isegi kui mulle tundub, et see on nii hektik ja nagu ma tundun nagu veits nagu mingi wreck, et mingi ikka nii stressirohke, siis deep down ma naudin seda protsessi. Ja saan aru, et väike mina unistas sellisest elust. Ja nüüd ma elan seda elu, et mul ei ole mõtet isegi vinguda, sest you wanted it, bitch. Nii et now you have it. Ühesõnaga, jah, see oli minu update tänasest. Ja ma nüüd lähen magama. Nii et räägime teiega juba homme. Tere päevast! Käes on teisipäev. Mul on seljas nahktagi. Wow.
hakkavad jälle need ajad pihta. Ma hetkel lähen Freeflow'sse. Mul on täna ja homme sellised vabamad päevad. Ja siis on jälle hullumajad. Nii et ma naudin neid päevi. Ma startisin kodust praegu alles mingi sutsu enne 2. Ma tegin kodust, ma puhkasin ja ma tegin natuke tööd ka. Ei valeta teile siin. Ja nüüd ma suundun hetkel Balti jaama. Ma lähen toon ära kostüümipuki. Ja siis Freeflow'sse ma mõtlen, kas ma mõtlen täna või homme viimaseid stripi osasi. No vaatab. Äsjaga ma teen tööd kontoris ja siis tulen koju. Ja ma tahaks täna oma aknad ära pesta ja ma tahaks koristada ja lihtsalt õhtul toimutada kodus. Selline chill päevaplaan. Nii, selline pisika pakike oli. Sorteerime selle ära. Kell on kohe varsti 7. Hakkasin koju tulema, koju liikuma ja siis ma tulin poolel teel mõte. Et ma olen ammu Mäkki söönud ja siis ma läksin ja võtsin Mäkki. Vaat, aga see ilm on ikkagi teinud sellise natuke kannapöörde ja päris külm on ja tiputab veits. Et ma arvan, et ma aknaid täna ikkagi ei pese. Küll aga ma üritan Joosepiga natukeseks jalutama minna, et talle anda ka seda õuevabadust. Väike update. Ma jõudsin koju, ma sõin ja ma jäin magama. Ja siin me nüüd oleme. Tähendab, Joosep enam mitte. Päike on vahepeal välja tulnud. Kell on kohe 9. Tehnilist ma võiks Joosepiga minna õue, aga ma olen kuidagi nii väsinud. Ma ei ole isegi midagi teinud täna, ma ei saa aru, mis hakkan. Ühesõnaga vaatab, mis ma veel siin õhtu jooksul teha jõuan. No nii, minu ainuke update on see, et ma panin endale näomaski peale. See akne, mis mul siin vahepeal oli, on hakanud taanduma. Praegu muidugi jälle hormoonid lähevad natuke jälle lappe, tsüklid, särgid. Ja ma näen, et kohe tekivad uued, aga ma olen suurema jama saanud kontrolli alla. Nii et ma lähen maskikest ja teen juba praegu ja räägime juba paari sekundi pärast. Joosep oskab nii ägedat trükki. Jaas! Teeme uuesti. Proovime veel. Eest vaatest ka, okei. Tere hommikust. Käes on kolmapäev, lotokolmapäev. Ja mul on täna day 2 minu rahulikumatest päevadest. Mul on täna plaanis minna Freeflow'sse, mõelda selle stripi asjad lõpuni, teha tööd. Ja siis ma tulen koju, mul on üks koosolek täna. Selline rahulikum õhtu. Ma eile õhtul, mul tuli mingi räige hoog sisse ja kuna mul on see koristus challenge siiamaani pooleli, mul on viimased mingi 30 asja vaja, ehk siis viimasest päevast. 30. aprillist on vaja veel ära visata asju. Ma pole selleni jõudnud lihtsalt. Siis ma eile reaalselt võtsin kodust igast asju, viskasin need ära ja ma leidsin kõrvaklappe, neid juhtmega. Ja ma olin mingi obegat nendest ükski ei tööta, for sure. 3 paari töötasid ja need olid bänger. Ja ma olin mingi, suva, mul AirPodsid kodust ära. Läheme siis back to the old days ja võtame juhtmega kõrvaklapid. Nii et ma kavatsen praegu nüüd tööle kõndida ja kuulata mussi kõrvaklappidest. Aga ainuke, mis oli jama, ma mäletan, oli see, kui nad läksid ilusti siin sassi ja siis vahepeal oli see, et sul lihtsalt ei olnud jaksu ja siis oli niimoodi üks kõrvaklapp oli umbes siin ja teine siin ja siis siin oli mingi suur pusa ja did not give a single fuck. Ma jõudsin tagasi koju, tegime ära ruttu koosoleku ja nüüd ma vaatan, et kui ma hakkasin koju tulema, vihma sadas ja nüüd on päike paistab päike väljas. Ühesõnaga, ma natuke ootan, et muru natuke kuivaks ja siis Joosep lähme õue. Aga väike update teile, kui teid huvitab Joosepi raviteekond, siis ega ta ei lähe väga hästi. Ja saate aru, ma ei mäleta, kui ma tulin kunagi sealt arsti juurest sellise mingi märtsis, ma ei mäleta, mis asju ma proovisin alguses. Ja alguses tal läks see seedimine paremaks. Ja siis ma läksin Türki, siis ta läks jälle lappe, sest ma ei teadnud, mida osta. Ja siis tagasi tulles ma ostsin need mingid Hilsi ravikonservid, mis talle üldse ei meeldinud. Ta on ikka suht pirsakas, ütleme nii.
ma olen sealmaal, et ma tellisin siis ühe jälgija soovitusel näiteks mingi spetsiifik konservid. Ma tellisin neid 21 tükki. Ma sain aru, et ma lähenesin asjale täiesti valesti. Ma lähenesin asjale nii, et mida rohkem seda uhkem ja et hoian siis transpordi pealt raha kokku, et nagunii vaja ju tellida. Tegelikkuses ma saan aru, et mul on tegelikult praegu vaja teha katse-eksitusmeetodil selgeks, mis talle sobib ja mis ei sobi. Ja see spetsiifik ei sobi talle. Ma olen ära andnud mingi 4 konservi äkki või? 5 rohkem. 6 rohkem vist isegi. Ja ta ei taha seda. Tal ei ole kõht paremaks läinud ja ta ei taha seda. Ja ta tihtipeale jätab enamus järgi. Ja siis ongi, et ma ei saa näljutada. Ja ma üritan nüüd neid vaikselt ikkagi anda talle, et suruda veits sisse. Vaat ongi see, et see ei toimi sellepärast, et ta ei söö seda lõpuni. Et kui ta sööb natukene, siis see ei aita mitte kuidagi moodi. Nii et ma nüüd üritan aru saada, kuidas siin nagu seigeldasin vahel. Millest ma sain aru on see, et ma pean ostma ühe toidu, 7 tükki, proovime 7 päeva järjest ja vaatame, kuidas see talle sobib. Ja niimoodi vaatame edasi. Ehk siis praegu mul on see spetsiifik, ma üritan seda ikkagi anda ja mul on siis niimoodi, et kui ma näen, et ikkagi eelmisel päeval ei ole väga söönud, siis mul on see Solo bränd, selle brändi pardiga konservid, mis on siis nii-öelda ühe valguga konservid, pidid olema väga head. Ka see talle ei maitse väga. Et nagu sööb niimoodi väga vaevaliselt ja samamoodi kõht pole paremaks läinud. Ja ma järgmisena proovin sellist asja nagu purina. Neil on selline gastrointestinal, midagi sellist niisugused pakikesed. Ja ma mäletan, et kõige alguses ma minu arust ostsingi neid. Vaat ongi see, et ma ei mäleta enam päris täpselt, aga minu arust ma ostsin neid ja mulle tundus, et läks paremaks. Nii et ma proovin uuesti neid. Et peab meile tuletama. Ja tegelikult ma ikkagi proovin teist krõpsu ka. Kõik soovitasid seda Royal Canini mingit gastrokrõpsu, nii et ma proovin hoopis seda. Ühesõnaga, see on väga stressirohke olnud ja nii raske on leida talle sööki, mis talle maitseb ja mis teeb ta kõhule pai. Ma igatsen neid aegu, kus ma sain osta Gourmet Goldi neid pasteete. Mingi 50 senti tead konserv, eks ju, lebo. Nüüd üks konserv maksab mulle mingi 2,50. 5 korda kallimat toitu. Ja pluss krõbinad ka. Muidu sain krõbinad, ma ostsin neid tavalisi purina, need rohelised. Mingi, ma ei tea, ala 4 eurot, 5 eurot. Nüüd maksavad mul mingi 30 eurot krõbinad. Nii et ei ole odav lõbu, ma ütlen. Mul tuli räige grillvõiku saia isu, et ma läksin ostsin, ma ostsin šokolaadi ka, aga ma ostsin saia, juustu ja seda kastet ja oh my god, see on kõige parem grillvõiku kooslus. Amma tell you. Näete, teete võiku valmis, juust ja sai ja siis võtate kastme ja siis tähtis on see, et ei paneks terve selle peale, vaid hakkate siit minema, kus tavaliselt meil on selle pooleks ka, eks ju, ja siis paned niimoodi väikese osa, sööd selle ära, siis paned edasi. Kui sa paned terve peale, siis see sulab ära, siis ta ei ole nii hea. Aga selline on minu väike retseptiga teile. Enjoy! Kell on kohe varsti 1. Ma tegin show-hip-hopi joonised ära, ma tegin stripili joonised ära ja siis ma pidin kordama homseks prooviks. Me hakkame homme valmistuma selleks Ugly Coyote või Coyote Ugly peoks. Ja oh my god, need olid nii toredad, nagu ma juba nii ootan seda õhtut ja mul on homme see ka, et me saame Kaisa ja Marleeniga kokku. Ja ma korra räägiks Marleeniga läbi, et mis uuendusi me seekord sisse võiks tuua. Nii et you don't want to miss it. Okei, see vlog läheb küll peale seda üritust üles, aga nagu see tuleb legendaarne taaskord. Vot. Ja siis ma tegin need ära, siis ma olin mingi okei, et ma korra kuulan. Mul tuleb siis üks väga suur projekt, mille ma pean täiesti crazy't lavastama. See on ühe boksimatši ürituse avashow. Ja meil on see süsteem seal selline, et meil on lauluks Thunderstruck, AC/DC. Kohe, kui ma kuulsin, et see on, ma ütlesin, ma võin teha nagu algselt ei olnud veel planeeritud, et kes see teeb seda. Siis ma olin mingi, ma võin teha nagu AC/DC Thunderstruck on minu lihtsalt mingi nagu üks nendest lauludest, mida ma olen tahtnud nagu lavastada või nagu kuidagi kuskil teha, aga pole olnud seda hetke veel.
ja siis see tuleb vist niimoodi, et Olli, või nagu, et paar tüdrukut on siis seal poksimatši sees ja siis Olli mängib seal keskel kitarri. Ja siis me tantsime tema ümber, siis seal väljas ringiga ümber on veel tantsijad, siis lava, mingi väike lava on seal, sinna tulevad tantsijad, siis lava keele peal tulevad tantsijad, siis üles rõdule tulevad tantsijad. Ja mul on põhimõtteliselt vaja lavastada, ütleme nii, 1, 2, 3 erinevat või 4 erinevat lavastust, sest et natuke erinevaid asju teeme seal. Ja täna ma sain siis muusika sellise rough cut'i. Ja see on nagu nii epic, tuleb nagu nii epic. Ma teen Laura Pritsiga selle samal laupäeval ikkagi ühe väikse projektikese, kus mul on ka 12 tantsijat ja ma pean siis 2 laulule lavastama, lavashow. Nii et seda hakkan ka siis nädalavahetusel mõtlema. Oota, siis Laura, ma ei tea, kas ma ütlesin, ma ei mäletan, Laura laulab seda AC/DC laulu meil seal. Meil ongi nagu 12 inimest järjest. Ja üldse selle laupäeval on ju mul päeval Empire ka ja õhtul Empire. Ehk siis mul on 4 inimest ühe päeva jooksul. Ja enne seda on veel proovid ja seal vahepeal proovid. Ühesõnaga see päev tuleb selline, et 11-st 10-ni ma 11 tundi panen järjest kõike. Crazy. Ja päev, okei. Te juba teate, ma olen kuskil rääkinud, et see nädalavahetus on täiesti hullumeelne, mis seal on. Aga ma tantsisin ennast tühjaks, mul on vaja ruttu tellida selleks poksimatši ürituseks paar lisa asja. Ma teen selle tellimusruttu ära, ma loodan, et see pakk jõuab ilusti kohale ja siis lähme magama. Nii et hea tööd minu poolt ja räägime juba paari sekundi pärast. Tere hommikust! Käes on neljapäev. Minu päev algab siis Agli Coyote või Coyote Agli proovidega. Ja peale seda ma lähen üle pika aja hambaarsti juurde. Loodan, kõik on korras. Ja siis õhtul on meil stripiga lisatrenn. Peale seda ma lähen Marleni ja Kaisaga chillima. Oot selline päevplaan. Läheb tööks. Palvetame nüüd, et ma ei maksa palju raha. Yeah! Tehtud. Nagu te näete, siis mul ikka oli vaja miskit teha. Mul oli siin väike auk, ta parandas selle ära. 120 eurot. Ja ma kasutasin 60 eurot seda hambaravi hüvitist. No see on ju täiesti crazy. Ja siis ta ütles, et mul on siin üleval mingid plommid, mis on vaja välja vahetada. Siis kui ta oli mingi, näete, siin on väike auk tekkinud, ma ei näinud mitte midagi. Nagu seal ei olnud mitte, aga mul oli mingi, okei, if you say so. Ja siis jah, nüüd ma pean nagu tagasi minema, aga ma veel ei lähe. Sest mul on vaja muid asju teha ja pluss nagu mulle ei meeldi hambaarsti juures käia ja ma üritan seda võimalikult vähe. Ma tean, see on ülihalb, aga lihtsalt ma ei suuda hingata seal. Aga siis oli, et ta pani mingi sinise nagu lapi mulle, mida ma ei ole kunagi näinud. Ta pani nagu selle suhu. Siis ta oli hingage nüüd nina kaudu, aga mul on see, et mul on kunagi nina auk tehtud, sest mul ei käi õhk läbi. Ja no, see on nagu kõige edukam võib-olla hoopis selles mõttes, et ikkagi mul ikkagi on see raske. Siis ma tundsin nagu, et ma lämbun kohe. See oli nagu nii keeruline. Ja see on üldse nauditav. Obviously hambaarsti juures käimine ei saagi olla nauditav. Aga ma olen natuke taastunud sellest I need my time. Ja siis ma millalgi lähen uuesti. Korralik kostüümi majandus. Dinner! Aga ma ikka siis on kõik värske nii suus kui välja. Uskumatu, et see pikk päev on tehtud. Ja no võtame selle päeva kokku. Mul on nii hea meel, et see Agli Coyote pidu uuesti tuleb. Või tähendab Coyote Agli. See tuleb epic ja väikeste upgrade'idega. Kes käisid esimesel peol, siis natukene näete mingeid uusi asju ka. Ja kes ei käinud, siis you're in for a treat. Ja siis hambaarsti juures päris pikalt oli see toimestus mul. Mitu tundi pärast seda. Ja ülikeeruline oli. Ja nüüd see on nagu päris ebamugav või nagu palus või nagu selline Üks asi, mida ma olen näinud nagu igast mingites reelsides ja naljavideotes, on see, kuidas räägitakse sellest, kui arstid teevad seda röntgenit. Et siis umbes, et on need videod, kus on mingi, et it's totally safe ja siis arstid iga, et kui nüüd röntgen läheb tööle, siis nad ruttu jooksevad toast välja.
ja ma olin ka mingi, et issand, ma ei ole kunagi näinud sellist asja. Ja nüüd ma nägin, et nad tõesti läksid ruttu välja ja siis tulid tagasi. Siis ma olen mingi... No muidugi mu pea ütleb, et obviously nad nagu see, et mina korras seda kogen seal ei ole midagi, aga kui nad terve päeva, iga päev on seal sees, siis võib-olla ei ole kõige parem pikas perspektiivis. Nii et selles mõttes I get it. Ja ma ei tea, mis mul sellel hooajal toimub, aga ma hullult kahtlen kõiges. Või nagu kavade mõttes mul on igas kavas mingeid asju, millest ma siiamaani kahtlen. Ja stripis eriti. Nagu lihtsalt võib-olla asi selles, et kui on mingi laul, mida ma olen liiga palju kuulnud, millest ma olen läinud liiga palju erinevaid versioone, millest ma olen kujutanud ette enda peas nii palju erinevaid versioone, siis väga raske on lõpuks panna nii-öelda lauale miskit. Ja mul stripiga ongi mõnes kohas selline nagu... Ma lihtsalt ei suuda sinna mitte midagi mõelda. Ja kõik, mis ma mõtlen, üks koht, et ma olen seda muutunud mingi 4 korda ja lihtsalt, ma ei tea, ma nagu teen, sest on niisugune okei, aga samas ta võiks olla veel parem ja siis ma nagu otsin seda veel paremat kogu aeg. Ühesõnaga ma ei tea, ma küsin oma Simonalt kritilt ka nõu, et võib-olla ma mõtlen üle, võib-olla ei ole üldse asi nii hull. Ma ei tea, ühesõnaga ma nagu nii kahtlen, see ei ole nagu üldse minulik, sest nagu tavaliselt, kui ma teen kontserti kavasi, ma ei kahtle nii palju, ma nagu teen, ma küsin küll õpilaste arvamust mingite asjade osas, aga ma nagu usaldan ennast, ma tean, et see töötab. Aga see kord mul on nagu nii palju hetke, kus ma olen mingi, et ma ei ole kindel. Ma ei tea, see on nii väsitav. Ma lähen nüüd magama ja vaatame, mis meil põnevat siis homme ka toimub. No tere hommikust! Kuulsin, et see on jälle moes, et niimoodi kõrvaklappidega räägitakse. Jah, ühesõnaga, täna reede. Ma olen niisugune stressihunnik teie kujutate. Ma saan aru, et I am fucked. Mul on nii palju asju toimumas selle järgmise 2,5 nädala jooksul, et lihtsalt ma upun ära nendesse töökohustustesse. Nii et kui see 2 nädalat täis full asju, niimoodi mul ei ole sellist asja mingi hingame. Ei ole. Kui see saab tehtud, I deserve a spa day või ma ei tea, I deserve everything. Okei, täna meil on selline vaba päev, aga see ei ole minu jaoks üldse vaba, sest et alguses ma lähen Simona juurde, me teeme Simona ja Kritiga piknikupäeva. See on siis meie 5. nii-öelda tegevus sellest aastast, et maikuus oli siis see tee piknik. Ja siis ma tulen koju ja ma hakkan lihtsalt toimetama. Mul on vaja mõelda koreograafiaid, lavastada, lõigata mussi, tegeleda mingi oma tööasjadega, free flow asjadega, koristada, veel mingitele kiiredele vastata mingite väikeste miniasjadega, ühesõnaga palju asju. Nii, väike piknik. Oh yeah! Oota, sa ütled, sa ei tea, kes on või? Tere! Oota, kuidas sa ei tea, kes see on? Julge. Oi, Kiisu! Aga kelle Kiisu? Mul on saadetud temast pilti küll, et kas on meie Kiisu. Aga ma ei tea, kes ta on. Kaju! Oh my god. Tule siia, istu meiega maha. Lähme vaatame. Vaadake, kui naljakas. Me leidsime nii ägeda poe siit magistralist. Me oleme täiesti surprised. Lapsed kommipoes. No, siin on väga huvitavat kraami. Oh my god! Logifire ju. Oh my god, siin on need USA popcorni need. Oh my god. Ma väsisin nii ära. Ma ei tea, ma jõudsin koju mingi peale 7. Ei, enne 8. Midagi sellist. Ja ma väsisin nii ära kõigest. Et nagu I have zero energy. Kuigi me ei teinud talle mitte midagi. Me lihtsalt istusime piknikul ja värvisime raamatuid ja ma olen nii väsinud sellest. Nagu ma ei tea. Aga põhjus, mis me läksime Humanasse, on see, et me arutasime siis seda Coyote Ugly plaane ja seekord me mõtlesime, et me teeks erinevaid outfit'e. Eelmine kord meil oli ainult üks kostüüm terve õhtu jooksul. Aga seekord me mõtlesime nagu, et take it up a notch ja kuna meil on paar mõtet siin, siis me läksime sellise sihiga, et leida asju, mis sobiksid meie iga laulu temaatikaga.
ja vot ma ei tea, kas need temaatikad lõpuks lähevad niimoodi käiku, nagu meil praegu plaanis on. Aga mõne asja ma ostsin ainult selle temaatika jaoks, isegi võib-olla mulle ei sobi ja mulle ei fiti, aga et me saame proovida ja kõik, mis üle jääb, ma panen Free Flow'sse ühte kasti, et neid saab esinimestele kasutada. Aga ühes tantsus me mõtlesime sellist nagu pruuni temaatikat kasutada, nii et ma võtsin sellise bluusikese. Kõik asjad olid €1, ma mõtlesingi, et mul ei ole kahju ka. Et kui ma neid ei kanna, vaid need lähevad mul sinna kostüümikasti nii-öelda. Siis meil on üks tants tõenäoliselt sellise leopardi mustri stiilis asjakas. Ma mõtlesin võtta sellise hõlsti. See saab siduda, seda saab igati poodi panna, et võib-olla kellelegi see leopardi mustriga. Siis ma võtsin sellise, see on mulle kindlasti suur ja ma ei saa aru täpselt, kas saab bluusi seelik, aga ma mõtlesin, et seda saab nagu igati pidi kuidagi mix and matchida. Just in case ma võtsin sellise nahast. Ja reaalselt nüüd ma hakkasin ära mõtlema, et ma andsin just ära ühe selle nahast topi. Või oot. Ei. Ma panin selle hoopis müügihunnikusse ja ma pole sellega tegelenud, nii et see on ikka mul siin. Eks ma saame seda ka kasutada ikkagi. Ja võt sellistel hetkedel you see, millest ma räägin, et aga you never know when you're gonna need it. Sest suurem osa temaatikast Ugly Coyote'l on ikkagi see nahk. Nii et seda siis vaatame, äkki keegi saab kuidagi kasutada, see on hästi suur. Et see saab kas seelikuna kuidagi panna. Siis korraks teemaväline teema. Mul on seesama bluus oranži värvi. Ja ma mäletan, et aastaid tagasi, kui ma selle ostsin, ma vaatasin nagu nii valget kui oranži peal mingi, kumma ma võtan. Et valge on rohkem mina, aga oranž on rohkem midagi nagu out of box. Ja ma võtsin oranži. Ja võib-olla teile meenub selline bluus. Aga seesama bluus, mis mul on oranži värvi, on mul nüüd ka valget värvi. Nii et ma sain mõlemad värvid ja selle ma sain €1. Ma aluks nägin need pükse palju mingi, ja siis ma vaatasin alla, need on flared nahast püksid. Ja ma panin need jalga ja need on perfektsed Ugly Coyote või Coyote Ugly püksid. Nagu ma kujutan, et mingi pour some sugar, mi laul käib ja siis mul on need jalas ja I will feel hot as fuck. Ma panen need jalga, ma isegi näitan teile siin. Panen need jalga and you be the judge. You see the vision, ma ei teaks näete alla, see on flared nahast püksid. Ja kujutage ette. For some sugar. Yes. Nagu these bad boys are giving. Tavaelus aablasti mitte kunagi ma ei kannaks sellised asju. Aga esinemise jaoks. Jaa. Eks ju, Joosep? Exactly. Kell on 12 saanud. Täna osad minu unegraafik on läinud väga halvaks. Kui kunagi oli see, et ma läksin ühest voodisse, siis sellest sai järsku 2. Ja nüüd see on jõudnud sinnamaale, kus alles kell 3. Ma hakkan magama minema. Nii et see on ületanud igasugused piirid ja ma üritan täna varem magama minna. Küll, aga isegi kui kell alles 12, siis mul tuli väike isu. Ja ma alati pean, selles mõttes, see on väga halb võib-olla, I think, aga ma pean minema nagu mida täiskõhu, aga ma pean minema magama nii, et mul ei ole kõht tühi. Ja mul tihtipeale tulevadki niisugused viimased isud, et ma alati söön mingi, ma ei tea, viimase võiku, viimase muna, viimase mingi, ma ei tea, šokolaadi, eks ju. See on väga halb, eeskuju teile, ärge kuulake mind, aga mul tuli täiesti randomly röst leiva isu. Ja ma olin mingi, tahaks röstorit endale ja mul ei ole. Siis ma olin mingi, okei, mis ma teen, et tahaks nagu seda niisugust kõrvalt leiba süüa ja siis mul tuli meelde, et ma pole üliammu teinud sellist asja, et leib ja juust peale ja ahju. Vaatake, ma ei söö juustu, eks ju, aga ma söön seda ainult nagu sulatatud kujul. Ja niimoodi ma võin süüa, et leiva peal on, mis on nagu sulanud ja ma olen ammu seda tegelikult isutanud, aga ma ei ole sellega tegelenud ja nüüd ma olin mingi, davai, teeme ära, sest mul on täpselt leiba ja juustu. Ja ta siin küpseb, nii random, perfektne. Ja mul on ikka nii haige loogika selles, et kui ma paneks siia lihtsalt juustuviilu, siis see läheks hoopis teine võileib. Aga kui ma panen juustu ja sulatan seda, täiesti teine maitse. Ma tean, paljud nõustuvad ja paljud ei nõustu minuga, nii et tere hommikust, käes on laupäev. Ma olen juba glammed up, sest mul on täna esinemine. Mul on täna esinemine Kadrinas, aga tegelikult see on alles õhtul. Ja see on Empiriga, eks üle pika aja. Aga praegu ma lähen ühte telesaatesse elama kaasa ühele tuttavale.
ma ei tea üldse, mida ma võin kõike rääkida, et ma ei julge mitte midagi aida, ma lihtsalt ütlen, et ma lähen. Ja siis me lähme Kritiga ilmselt kaubamajja Humanasse, vaatame, mis variandid seal on. Täna on vapše 50 sendi päev, nii et äkki saab veel asju. Ja siis stardime Kadrina poole. Ja siis tagasi koju ja edasi tööd tegema ja kavasi mõtlema. Ma korra tahan ruttu rääkida. Nii haige, mul on see asi juhtunud elus juba 2 korda ja ma olen mingi, mis asja see tähendab? Ma nägin täna unes ühte inimest, kes käis mu kunagi ammu trennis. Me ei suhtle, me ei jälgi üksteist mitte midagi. Ja lambist unes näen teda, et umbes mingi, et ta pani umbes story'sse, et ta müüb oma tantsutrenni kohta. Jah, ta käis mul kunagi trennis, eks ju. Et müüb oma tantsutrenni kohta ja siis ma olin seal unenäos mingi, et mis asja, et ta ma ei tea, mingi ta on võlgu või ma ei tea, mingi niisugune naljakas asi oli. Ja tal on täna sünnipäev. Ja ma olen mingi nagu mida, et reaalselt ma näen teda unes, ma ei ole teda mitte kunagi, ma olen unes näinud ja siis tuleb hommikusti teada, et tal on sünnipäev täna ja ma olen mingi what. Ja mul oli ükskord sarnane kogemus, kus oli üks inimene, kellega ma pole põhimõtteliselt, ma olen vist temaga kunagi otseselt rääkinud ka, kunagi käisime trennis koos, aga nagu täitsa niimoodi kauge inimene. Ma nägin unes, et ma otsisin talle sünnipäevakaarti. Ma ei tea miks. Ja ma olen mingi what the fuck. Ja siis hommikul ärkan ja tal oli sünnipäev. Ja ma olen mingi oh my god, mida see universum öelda tahad? Ma ei tea. Ühesõnaga, let's go. Täiega. Tere, Luna. No nii, day 2, let's go. Väike võiku. Ma loodan, et ma olen enam-vähem okei välja. Ma emalsen selle punase huulepulga, et saaksin süüa. Aga me käisime Humanas päeval. Ja ma näitan teile, mis ma võtsin. Ma ei proovinud mitte midagi selga. Kõigepealt ma leidsin sellisesse. See on siis Coyote Ugly sinna peole. Valikusse, kui kellelegi soovib panna. Ja, ma pigem ostan nagu palju asju, siis saab nagu mix and match ta vaata, mis kellelegi sobib. Selline väike asi. Siis, kuna mul on ju need püksid, ma leidsin sellise bluusi jõuludeks. Ja vist peaks seda kohe selga proovima. Ühesõnaga selline ja siis siit tagant on nagu open back. Ja mul on ju sarnased püksid käes, mõtlesin, et jõuludel oleks võib-olla ilus. Proovime. Nii, selline. Ta istub väga hästi seljas ja tagant on siis nagu läheb niimoodi. Ma ei viitsi näidata, ühesõnaga. Ma mõtlen, et mul on kogu aeg jõulude ajal või üldse seal talvisel perioodil mure sellega, et meil üldse pidulikke bluuse asi. Et ma arvan, et see oleks selline väike shiny. Siis ma võtsin jälle sinna Coyote asjale sellise asja. Et äkki kui kellelegi on vaja mingit niukest asja selga panna. We'll see. Siis ma võtsin sellise bluusi. I had a vision with this. See näeb välja veits nagu hommiku selline või nagu ööriietuse bluus. Aga ta on cute ja ma arvan, et this could work. Proovime korra selle lihtsalt selga. Not sure. Ta näeb välja selline, kui siit on nagu jah, mul ei ole vaata väga siin midagi. Ja jumal tänatud, et ei ole, ütlen ausalt, sellepärast, et ma tunnen, et tantsides mul on nii raske, kui mul oleksid suuremad rinnad. Sest et you know, ladies, kui on need perioodid meil siin, eks ju, ja rinnad natuke paisuvad, mul on nii valus, nii et jumal tänatud, et mind on plessitud väikeste rindadega. Mitte vajalik jutt siia. Leidsin ka sellise. Üritan rohkem seda sinist ja rohelist enda kappi tuua, nagu apparently mulle sobib. Ka selline suvine vibe, proovime. Ühesõnaga see bluusiga näeb välja selline. Ma ei ole sellest nii kindel. Ta kuidagi istub nii veidrat või nagu kuidagi mul on nii kuidagi, ma ei tea. I don't know, ma pean seda full make'is, mul on tegelikult make praegu. Ma pean seda mingi lahtise soengu ja mingi outfitiga proovima ja võib-olla tanniga ka. Ja siis vaatab. See telesaade, kus me käisime. No ma ootangi, et ma ei saa ilmselt midagi rääkida, aga ma ei saa sinna mitte midagi parata, kui on ilusad hetked, ma nutan. Ja obviously, nagu ma ei nutnud õnneks, või nagu
ma kinda nutsin, aga mul tulid pisarad silma. Nii et küll te siis näete seda telekast. Ja siis esinemine läks ka väga hästi. Mina jään igatahes nüüd tegutsema. Ma ilmselt rohkem midagi ei update'i, nii et räägime juba mõne hetke pärast hommikul. Tere hommikust, käes on pühapäev ja mina suundun hetkel Oh My Bride'i. Ma lähen esimest korda sõbrannaga kaasa, et vaadata, mis pulmakleiti ta valib või proovib või jah. Et ma pole seda varem teha saanud, et see on esimene kord. Ma olen nii elevil, ilmselgelt tegu on siis klitiga, eks ju. Ja ma ilmselt väga palju näidata ei saa, nii et kahjuks jääte ilma, aga te teate, et ma lähen. Ja very exciting asjaga. Ja siis lähen Free-Flow'sse, mul on seal täna commercial ja strip on lausa 3 tundi. Nii et suured ettevalmistused kontsertiks käivad. Ja vahepeal toon pakiga ära. Ja mul oli hommikul see, et ma ärkasin üles alates kella peale ja vaatasin, et ma unustasin eile öösel telefoni peale laadima ja mul oli 1%. Kui ma oleks praegu tänase missinud selle pärast, ma oleks nii kuri enda peale olnud. See oli praegu väga napikas ja ma ei saa aru, kuidas mul öösel ei olnud meeles laadima panna telefoni. Ja kuidas mu telefon püsis 1% peal terve öö, ma ei tea. Minul on ainult yes. No tere, Alfi! Kas sa naeratad kaamerale? Alfi, siin! Tšau! Oi, kui tubli! Ta nagu teab, et ma... Ma olen nii läbi sellest tänasest päevast. Aga see päev oli imeline. Nagu kogu see pulmade teema, see kleidi proovimine. See üks kleit, ei kujutate see üks kleit. Ma lihtsalt imetlesin seda pilti veel pärast ka. Et nagu oli mingi, et oh my god, kui Grit võtab selle kleidi, siis nagu see imeline. Ja üldse see kogemus käia niimoodi vaadata, kuidas sõbranna proovib pulmakleite. See on nagu nii crazy. Kuidagi, ma ei tea, nii hea tunne oli sees pärast. Nagu ma tule nagu terve päev nii hea tuju. Ja siis oligi see, et trennid olid muidugi pikad ja väsitavad, aga ma tundsin, et mul oli nagu hea see mingi zone oli sees ja kuidagi ma nii nautisin tänast päeva, isegi kui see oli väga nagu ikkagi minu jaoks ikkagi nagu mitte stressirohke, aga nagu, et ma pidin hästi palju tööd tegema ja see oli väga väsitav, siis ikkagi ma täiega nautisin seda. Ja näiteks võrreldes eelmise hooaega, kus ma olin täiesti läbi põlenud, ma ei kirjutanud midagi õpilastele, ma lihtsalt ei suutnud, ma ei viinud midagi, tavaliselt ma ikkagi midagi viin kas kringlit, torti. Aga kuna ma tunnen, et see aasta mu tassike jälle rohkem täis, siis ma saan endast rohkem tagasi anda veel. Ma arvan, et ma tellin jälle kringleid kõikidele mu gruppidele viimaseks trenniks. Ja nii, et sööme viimasest trennist kringlit ja teeme veel puhastust ja siis ongi juba lavale minek. Täpselt 2 nädala pärast on see kõik tehtud. Mida nagu selles mõttes, mida hooaja sees aeg edasi, seda lähedasemaks sa saad selle grupiga, eks ju, kõikide oma gruppidega. Ja lihtsalt nagu nii niisugune tunnen, ma ei taha, et see grupp nagu laiali läheks. Nagu, et ma tahan, et see grupp jääks. Aga et tuleks veel inimesi juurde, et, nagu, et näeks, kui äge meil siin on. Sellisel noodil ma selle õhtu siin lõpetangi ja üldse selle vlogi. Ma loodan, et sulle meeldis. Nüüd, kui mina seda praegu siin filmin, on öö ja on 1. juuni. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, nagu suvi on käes. Täitsa crazy. Nii et mina jään nüüd siin toimetama. Ma loodan, et teil on sama ilus hommikpäeva õhtu, millal iganes te seda vaatate. Oodake, ma tegelikult unustasin ära, ma pidin nüüd treileri ka tegema teile siia järgmisesse nädalasse. Ma filmin praegu 2 järgmist nädalat, niimoodi, et esmaspäevast peapäevani. Nii, mis veel järgmises vlogis ootamas on? Me alustame ühe suure projektiga. Tähendab 2 suure projektiga, mis on mõlemad 13. juunil ja üks on siis üks boksimatš ja teine on üks teine üritus. Ja mõlemad on rocki teemadel, mina lavastan mõlemat
paljude tantsijatega, nii et see tuleb üks kõva andmine. Mis meil veel on? Meil ongi põhimõtteliselt terve nädal need proovid. Marleeni sünnipäev on tulemas, üks UV-show on tulemas ja lihtsalt palju proove ja trenne. Nii et selline huvitav nädal on mind ootamas järgmine nädal. Aga I'm so ready. Et jah, aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba järgmises videos. Tšau!